Hei, mina on Joosep ja ma teen ikka veel asju. Ma siin vaatasin, et mu joonistuslaual on juba päris palju tolmu kogunenud, et võiks ühe joonistusvideo jälle teha või? Seekord tuli päris hea idee meie keldrilohed ja D&D mängust eelmine kolmapäev. Bonus actionina teeme siis Healing Spiriti. Mis kujuga see on? See on siukene, kuidas ma ütlen, siuke kitsetaoline poolenisti kits ja siis läheb siukseks rebase näoks. Kas ta sarved on või? Ei, ta on pikad kõrvad. Kibane. Mingi rets. Kes on mana mingeid asju ja siis tekib siuke poolnähtamatu kuju kibasest. Siina siis kutsus tervendava vaimu, kes hiilib teisi tegelasi, aga ta saab alati selle vaimu kuju ise valida. Ja ta valis siis kibase, mis on väga imelik, aga päris äge. Seekord me siis joonistamegi kibast. Vaatame, kuidas see välja tuleb. Ma ei tea täpselt, ma ei ole vist kunagi kitsegi joonistanud elus, aga vaatame siis äkki tuleb midagi välja võib-olla. Äkki tuleb. Üritame siis kibast teha, nii et alustame mingi peaga, rebase peaga. Nii, see näeb peaaegu rebane välja. Nii, tal on hästi suured kõrvad. Kustutame natuke siit äärest ära. Nii, see näeb peaaegu nagu rebane välja. See joon ei olnud eriti hea. Tal tuleb kael siit, mis läheb üle siis kitsekehaks. Kitsedel on üldiselt suhteliselt pikad kaelad, nagu ma aru olen saanud. Nii, ja siis tulevad jalad siit. Kuidas me need jalad suudame teha korralikult? Nii, ja siis tal tuleks teha rebase saba. Nii, kuidas me saame ägeda rebase saba teha? Niimoodi. Nii, enamus seda kibast on juba valmis. Saba isegi tuli päris äge välja, vaatan. Aga ülejäänud keha on natukene viltu nagu. Aga ma tean, mis ma pean tegema. Võtame selle ala siit. Niimoodi. Ja liigutame natuke allapoole. Vaat, see juba läheb. See on palju parem. Nii, siit saab natuke ära kustutada. Ja siis teha uuesti. Ma ei saa üldse selle jalaga hakkama siin, et nagu, kuidas need jalad üldse töötavad. Okei, ta üldse ei kanna ennast. See näeb väga halb välja siin. See on täielik kaos ju. Kes see kitse jalgasid oskab teha? See on võimatu. Need esijalad ikkagi ei tööta kuidagi. Pean need esijalad täiesti uuesti tegema kõik. Vaatame korra kitse kuskilt internetist. Nii. Okei, nii. Kuidas siis kits töötab? Neil ongi nii imelikud jalad või? Mida asja? On ikka kitsed. Pole ime, et ma ei oska joonistada seda. Nii, siin peaks teine jalg olema. Siis läheb ka alla. Kus juures? Nagu töötaks palju paremini kui ennem. See on peaaegu nagu päris ju. Vaatame terve tagaosa uuesti. Vaata kui tore, õpin siin videos veel kitse ka joonistama. Nii, natuke rohkem rebase moodi, aga ma arvan, et see pea on nüüd natuke liiga suur. Teeks selle pea veidikene väiksemaks. Kus mul see lassotuul on? Proovime. Proovime selle pea natukene väiksemaks teha. Või muidu on see veits liiga suur. Niimoodi. See on päris hea.
see on päris hea suurus. Nii täitsa kibase moodi, aga ma arvan, et üks asi tegelikult on puudu. Oliver küll ütles, et sellel kibasel ei ole sarvi. Aga mis siis, kui ma teeks talle sarved? Proovime sarvedega, vaatame, kuidas ta koos sarvedega välja näeb. Ausalt öeldes ma pean ütlema, et mulle meeldib sarvedega rohkem. Ja mõtle, suksed majesteetlikud sarved kibasel. Kuigi üks sarve tuleb praegu vales kohast peast välja, aga selle saame ära fiksida ilusti. Võtame selle, liigutame natukene siia. Võib-olla natukene suuremaks ka teha. Umbes nii. See on päris hea. See kõlbab väga hästi. No nii, põhimõtteliselt mu kibane sai valmis, et ega ta mingi maailma kõige ägedam kunstiteos ei ole, aga arvestades, et ma pole ammu joonistanud midagi, siis käib ka. Kui sa tahad siukseid videosid veel näha, siis kirjuta kommentaaridesse, mida sa tahaksid näha, et ma joonistan, ning kui sulle see video meeldis, siis pöialdage, subscribe'ige, kommenteerige, vaadake kolmapäeviti meie keldrilohesid ja näeme võrgus.